Reza Pahlavi kuulutas just Euroopale sõja, kuna see kaitseb verist islami revolutsiooni kaardiväge, tehes kiireloomulise üleskutse uueks Iraani revolutsiooniks. Nüüd on Iraani kriis saanud Euroopas tõsise uue rinde. See on paguluses elav Iraani prints ja peamine opositsiooni hääl ajatollade režiimi vastu. Ta tõstis häält Euroopa valitsuste ja osa mandrimeedia vastu. Sel laupäeval 25. aprillil 2026 on Iraani opositsiooni sõnum otsene. Euroopa ei saa jätkata inimõigustest rääkimist, kui ta kohtleb islami revolutsioonikaardiväge ettevaatlikkuse, viivituse ja poliitilise arvestusega. Pahlavi jaoks ei kaitse see kõhklus rahu. Tegelikult kaitseb see mehhanismi, mis hoiab Teherani režiimi elus. Ma räägin sulle sellest kõigest kohe, aga nüüd tahad sa kindlasti olla tellija. Kanaalile tellitud, et olla jätkuvalt hästi informeeritud. Reaalajas teave parima ajakirjandusliku kvaliteediga, mida kunagi nähtud. Usaldusväärsuse standard Milson Alves News. See avaldus tuli pärast Pahlavi kohtumiste seeriat Euroopa linnades, sealhulgas Stockholmis ja Berliinis, kus ta kohtus parlamendiliikmete, valitsuste ja ajakirjanikega. Avaldatud eesmärk oli viia välismaale miljonite iraanlaste hääl, kes elavad tsensuuri, repressiooni ja hirmu all. Kuid tema sõnul ei valitse vaikus ainult Iraanis, vaid ka Euroopa toimetustes, pressikonverentsidel ja poliitilistes saalides, kus sageli räägitakse diplomaatiast. Kuid välditakse jõuliselt Iraani rahva tegelikule kannatusele tähelepanu pööramist. Berliinis muutus pingeline olukord veelgi nähtavamaks, kui Pahlavi sai ühest avalikust üritusest lahkudes pihta punase vedelikuga. Saksa politsei käsitles juhtunut kui tema vastu suunatud tegu ja üks mees peeti kinni. Prints ei saanud tõsiseid vigastusi, kuid juhtumist sai sümbol vaenulikust õhkkonnast, millega Iraani opositsioon silmitsi seisab isegi väljaspool Iraani. Tema toetajate jaoks oli sõnum selge. Isegi Euroopa südames on need, kes astuvad vastu ajatollade režiimile jätkuvalt ümbritsetud hirmutamise, surve ja vaigistamiskatsetega. Pahlavi süüdistuste keskmes on islami revolutsiooniline kaardivägi. Opositsiooni jaoks ei ole see ainult sõjaline jõud. See on majanduslik relvastatud haru. See on struktuur, mis kaitseb ajatollasid, surub maha meeleavaldajaid, jälgib ühiskonda ja toetab liitlasi Lähis-Idas ja takistab Iraani elanikkonnal muuta vastuhakku tõeliseks muutuseks. Seetõttu, kui Euroopa valitsused viivitavad selle organisatsiooni vastu tegutsemisega, näeb opositsioon selles enamat kui lihtsalt bürokraatiat. Nad näevad nõrkust repressioonimasina ees. Ta väitis, et on osalenud pressikonverentsidel koos enam kui 150 ajakirjanikuga ja sellest hoolimata ei küsinud peaaegu keegi Iraanis tapetute, poliitvangide ega surmamõistetute kohta. Tema sõnul näitasid reporterid üles rohkem huvi arutada Ameerika Ühendriikide ja Iisraeli seisukohti, kui nõuda Iraani režiimilt aru selle eest, mida nad oma enda rahva vastu teevad. See kriitika mõjus Euroopa kajastusele kui moraalne pomm. Süüdistus on karm, sest see puudutab vana vastuolu. Euroopa esitleb end sageli inimõiguste, demokraatia ja vabaduse kaitsja. Aga Iraani puhul näeb opositsioon aastaid liigset ettevaatlikkust. Samal ajal, kui Iraani pered matsid oma lapsi, teatasid vahistamistest ja seisid silmitsi poliitiliste kohtutega, püüdsid paljud Euroopa valitsused endiselt säilitada kanaleid Teheraniga, hoides tagasi karmimaid meetmeid revolutsioonilise kaardiväe vastu. Selle seisukohaga andis lääs režiimile aega ja jättis Iraani rahva veelgi üksikumaks. Ka Ühendkuningriik sekkus sellesse vaidlusse. Briti valitsus lubas edasi liikuda seadusega, mis karmistab meetmeid revolutsioonilise kaardiväe ja vaenulike riikidega seotud rühmituste vastu. Lubadus tuli ajal, mil anti hoiatusi Iraani võrgustikele omistatud ohtude kohta Suurbritannia pinnal. Iraani opositsiooni jaoks toob see samm esile keskse probleemi. Kui oht jõuab Euroopasse, kiireneb reageerimine. Kui vägivald jääb Iraani piiridesse, tuleb vastus tavaliselt aeglaselt, ettevaatlikult ja täis diplomaatilisi õigustusi. Samal ajal püüab režiim Iraanis näidata jõudu. Võimuesindajad kordavad, et riik on ühtne, rahvas on ühel meelel ja igale välisele survele vastatakse. Kuid hiljutised märgid viitavad palju hapramale olukorrale. Fraktsioonide vaheline võitlus, erimeelsused läbirääkimiste üle ja kasvav majandussurve.
just selles õhkkonnas räägib Pahlavi Iraani revolutsioonist. See üleskutse ei kõla tühja jutuna, vaid pigem katsena ühendada välist survet sisemise ülestõusuga. Idee on lihtne. Kui revolutsiooniline kaardivägi kaotab ressursse, kui režiim kaotab legitiimsuse ja kui rahvas hakkab taas uskuma, et muutus on võimalik, võib võimustruktuur hakata seespoolt lagunema. Opositsiooni arvates peab Euroopa lõpetama kriisihalduri rolli ja hakkama selgelt Iraani rahva liitlasena tegutsema. Süüdistus ajakirjanduse vastu kuulub samuti sellesse strateegiasse. Pahlavi tahab viia kriisi külmast diplomaatia valdkonnast inimlikule tasandile. Ta tahab, et ajakirjanikud küsiksid vangide, hukatute, kadunute, laste kaotanud emade ja noorte kohta, kes on režiimi vastu astumise eest süüdi mõistetud. Tema arvates, kui kajastus keskendub ainult lepingutele, läbirääkimistele ja sõjalistele reaktsioonidele, kaob peamine ohver silmist. Tavaline Iraani rahvas, kes seisab iga päev silmitsi hirmuga. Oma kõnes lükkas Pahlavi samuti tagasi idee, et iraanlased poleks demokraatiaks valmis. Tema arvates on see argument solvav ja teenib vaid režiimi säilitamise õigustamiseks. Rahvas, kes seisab silmitsi tulistamiste, vangistuste, tsensuuri, internetikatkestuste, blokeeritud vägivalla ja hukkamise ohuga, et nõuda vabadust, on juba tõestanud oma poliitilist küpsust. Opositsiooni sõnul ei seisne küsimus selles, kas Iraani rahvas on valmis. Küsimus on selles, kas vaba maailm on valmis lõpetama rõhujate kohtlemise vastuvõetavate partneritena. Režiim ise püüab ellu jääda 3 rindel. Esimesel rindel surub ta Iraanis maha, kasutades arreteerimisi, ähvardusi, hukkamisi ja infokontrolli. Teisel rindel püüab ta hirmutada välismaal, kasutades liitlasi, piirkondlikku survet ja ähvardusi teiste riikide huvide vastu. 3. rindel toetab ta ühtsuse propagandat, väites, et mõõdukate ja radikaalide vahel ei ole lõhet, on vaid üks ühtne revolutsiooniline rahvas. Aga see narratiiv tundub üha enam sunnitud, kui võrrelda seda majanduskriisi, isolatsiooni ja sisetülide märkidega. Revolutsiooniline kaardivägi on kõige selle keskel. See ilmub nii ajatollade kilbina kui ka opositsiooni peamise sihtmärgina. Kui see struktuur isoleeritakse rahaliselt, poliitiliselt ja sümboolselt, kaotab režiim oma peamise kontrollivahendi. Seetõttu peab Pahlavi Euroopa seisukohta otsustavaks. Tema arvates ei ole revolutsioonilise kaardiväe vastu meetmete kaitsmine, leevendamine või edasilükkamine neutraalsus. See on kaudne viis masina töös hoidmiseks. Lõplik sõnum on lihtne ja tõsine. Reza Pahlavi kuulutas sõja Euroopa seisukohale ja kõigile, kes kaitsevad verist kaardiväge ning kutsub üles Iraani revolutsioonile, sest ta näeb režiimi, mis on surve all, lõhestatud ja haavatav. See on hetk, mil Euroopa peab otsustama, kas seista Iraani rahva kõrval või jääda edasi aeglaseks ja passiivseks, silmitsi Teherani püstihoidva jõhkra, repressiooni ja piinamisaparaadiga. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla Milson Alves Newsi kogukonnaga veelgi rohkem seotud.